tere! Vaatame, kuidas kasutada küsimustike loomiseks Google'i rakendust Google Forms. Kui te olete oma Google'i kontole sisse loginud, leiate Google Formsi liikudes üles paremasse nurka, klikkides üheksa väikese ruudukese peale ning otsides siit üles rakenduse Forms. Kui te sisse loginud ei ole, siis leiate ka Google Formsi trükkides aadressi ribale forms.google.com. Logige sisse ning teile avaneb sarnane vaade. Google pakub omalt poolt ka mõningaid kujundusmalle, mille seast saate valida, aga teeme praegu ise ühe küsimustiku täiesti nullist. Ehk siis klikime siia blank ja plussmärgi peale. Esimese asjana paneme oma küsimustikule nime. Mina teen näidisküsimustiku puuviljadest, ehk siis panen enda küsimustikule nimeks puuviljad. Ja natuke allapoole võib kirjutada pikema kirjelduse oma küsimustikust. Siia tuleks pikem kirjeldus. Nüüd, kui me tahame ka faili nime muuta, siis piisab sellest, kui me klikime siia Untitled formi peale ning automaatselt pannakse küsimustiku nimi ka faili nimeks. Meile on siia juba ette tehtud ka üks küsimus, aga enne kui küsimuste juurde liigume, vaatame üle selle väikese paneeli siit sellest küsimustikust paremal pool ja mis nupud siin on. Kõige ülemine nupp on küsimuste lisamiseks ehk siis selline plussmärgike. Meil on võimalus küsimusi importida varasematest küsimustikest. Meil on võimalus lisada pealkirju ja kirjeldusi. Meil on võimalus lisada pilte, võimalus lisada videosid ja võimalus lisada erinevaid sektsioone. Sektsioone vaatame veel hiljem, aga praegu lähme küsimuste lisamise juurde. Ehk esimene küsimus, mis meil on siia tehtud, näidisküsimus, lähme siia peale ja siit paremalt poolt me saame nüüd valida küsimuse tüübi. Ja võtame siit esimese tüübi, mis on short answer ehk siis lühike vastus, valime selle ja meie esimene küsimus, mille vastus võiks olla lühike tekstiline vastus, võiks olla näiteks nimi. Ja siia saab nüüd vastaja kirjutada oma nime. Vaatame korraks üle, mis siin küsimuse all, mis valikud siin on. Meil on võimalus seda küsimust nüüd duubeldada, kopeerida. Meil on võimalus see küsimus kustutada. Meil on võimalus muuta see küsimus kohustuslikuks ehk required, kas see küsimus on kohustuslik või mitte. Ning kui me läheme siia 3 täpikese peale, me saame valida, et küsimuse juures on ka kirjeldustekst. Vajutan korraks siia peale ja kaotan selle uuesti ära ja me saame ka vastust valideerida. Vajutan siia peale ehk me saame näiteks nõuda, et see vastus peab sisaldama mingit numbrit, mis on mingi teatud vahemikus, vastus peab sisaldama mingit teksti, vastuse pikkus on oluline või vastus vastab mingitele kindlatele reeglitele. Need meil siin valikus on. Jätan praegu selle valideerimise, kustutan siit X-ist, lülitan välja ja lähme järgmise küsimuse juurde. Lisan järgmise küsimuse, vajutades plussmärgi peale ning valin siit järgmise küsimuse tüübi, mis on paragrahv. Paragrahv on pikem tekst ehk siia võiks kirjutada mitmerealise teksti. Kirjuta siia mõni oma pikem mõte. Ja seda ma kohustuslikuks ei muuda, küll aga muudan ma kohustuslikuks nüüd selle nime küsimuse. Ehk siis liigun siia üles tagasi ja vajutan required, mis tähendab seda, et nime vastamine on nüüd kohustuslik. Ehk kes sellele küsimustikule tulevikus vastama hakkab, ei saa seda küsimustikku enne ära saata, kui ta on oma nime sisestanud. Ja kui me tahame nüüd korraks näha, et milline see küsimustik juba siiamaani välja näeb, siis liigume üles paremasse nurka ja siin silma all on preview nupp, mis tähendab siis eelvaate nupp ja klikin siia korraks peale ja uues sakis avaneb meil eelvaade, puuviljad, pikem kirjeldus, nimi, tärn tähistab, et see on nõutud küsimus ja siia on pikem tekst ehk pikem tekst, nagu me näeme, kui me siia midagi kirjutama hakkame, me saame lisada mitu rida teksti, lühikese vastuse puhul me mitut rida lisada ei saa. Tekst jääb 1 rea peale. Ja läheme tagasi küsimustiku koostamise juurde. Klikin siia teise küsimuse peale ja vajutan plussmärgile ja lisame 3. küsimuse. Ja 3. küsimuse tüüp on multiple choice ehk siis mitmikvalik. Klikin siia peale ja 3. küsimus võiks olla näiteks, mis on sinu
lemmik puuvili. Ja me anname nüüd kasutajale, valin uuesti multiple choice, mõnikord Google arvab ise, et ta on targem, et ta saab aru, mida me tahame küsida või millist tüüpi küsimusega tegu on ja ta pakub meile ise automaatselt nüüd küsimuse tüübi. Hetkel ta arvas, et kui me tahame teda lemmikpuuvilja, siis me ilmselt tahame tekstilist vastust, aga meie anname nüüd kasutajale hoopis valikuvariandid. Ja esimene variant, näiteks banaan, võime minna edasi ka tääbiga, teine variant õun, kolmas variant pirn ja alati selliste valikvastuste puhul me võime lisada ka ühe variandina other ehk muu, variant muu, mis tähendab seda, et kasutaja, kui ta ei leia varasemate variantide vahel endale midagi sobilikku, ta saab trükkida vastuse ise. Ja tähele tuleks panna, et kasutaja saab multiple choice puhul valida vastuse variandina ainult ühe kindla vastuse, ehk siis mitut varianti ta valida ei saa. Aga lähme edasi ja lisame uue küsimuse. Ja sel puhul lisame küsimuse tüübiks checkboxes märkeruudud ja nüüd märkeruutude puhul saab kasutaja valida mitu vastuse varianti, kas või kõik. Ehk siis näiteks võiks küsida, milliseid puuvilju sa sööd. Ja variandid võivad olla samad nagu eelmises küsimuses, banaan, õun, pirn ja other vastusvariant samamoodi. Ja lähme jällegi edasi. Add question ja valin küsimuse tüübiks drop down. Drop down tähendab seda, et kasutaja saab jällegi valida ainult ühe variandi, aga need variandid ei ole siin kõik talle kuvatud ja drop downi võiks kasutada juhul, kui need vastuse variante on väga palju. Ehk siis küsimus ise on kompaktsem. Näiteks, et paneme siia variandid, mitu puuvilja saab päevas sööd. Ja variandid 1, 2, 3, 4, 5. Vaatame natukene siin peab tegema, vaatame, et kõik õnnestuks. 7, 8, 9, nii. 10. Ja vaatame, kuidas see küsimustik nüüd välja näeb. Lähen siia eelvaate saki peale, vajutan refresh nuppu, uuenda nuppu ja nõustun, tahan uuendada ja näen, et siin on praegu näiteks lemmikpuuvilja valimine. Ma saan valida ühe variandi või trükkida ise midagi vastuseks. Milliseid puuvilju ma saan valida kas või kõik variandid ja lisaks veel ise midagi lisada. Ja mitu puuvilja päevas ma saan valida siit 1 kuni 10. Nii, lähme tagasi küsimustiku koostamise juurde ja lisame uue küsimuse jällegi plussmärgi peale. Ja küsimuse tüüp file upload, mis tähendab nüüd seda, et küsimustikule vastaja saab lisada omalt poolt mõne faili. Ta saab mõne faili üles laadida. Näiteks võime nii küsida vastajalt mõnda pilti, helifaili, videofaili. Piiranguid ei ole ja need failid lisatakse küsimustiku koostaja Google Drive'i. Ehk võimalus on hiljem need kõiki faile sealt Google Drive'i kaustast vaadata. Vajutan siit continue. Ja näiteks lisa siia mõni pilt puuviljast. Ja me saame siin nõuda mingit teatud tüüpi faile. Kui me see sisse lülitaks, saaks öelda, et kas need failid peavad olema PDF kujul või pildi kujul või audio kujul või presentatsioonid. Praegu lülitan selle välja. Me saame öelda, et mitu faili see üks vastaja saab üles laadida. Variantideks on 1 kuni 1, 5 või 10. Ja me saame öelda, et kui suured need failid võivad maksimaalselt olla. Kuni 10 gigabaiti. Sellest peaks jätkuma küll. Ja lähme edasi järgmise küsimusega. Ja lineaarne skaala. Ehk siis me saame teha skaala küsimusi. Näiteks võiksin siin teha skaala küsimuse. Kui palju sulle meeldivad puuviljad? Ja skaala on 1 kuni 5. 1 on, et üldse ei meeldi. Ja 5 tähendab, et meeldivad väga. Need numbreid me saame siin muidugi muuta, et me võime alustada 1 või 0 ja minna välja kuni 10, ehk 1 kuni 10. Kui palju sulle meeldivad puuviljad? Ja järgmine küsimus. Võtame siit nüüd
multiple choice grid. Mis tähendab seda, et kui meil võib-olla neid skaala küsimusi ei oleks väga palju järjest, me saame nad panna tegelikult ka nii-öelda ühe küsimuse alla kokku, et näiteks mitu puuvilja sa neist päevas sööd. Sa neist valikutest päevas sööd. Ja rows ehk siis read on näiteks siin on banaanid, õunad, pirnid ja tulbad on 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja kuidas see küsimus välja hakkab nägema, lähme jällegi, ma lisan siia praegu uue küsimuse ja ta juba natuke näitab ette, et ta näeb välja selline. Ehk ma olen uue küsimuse peale ja see eelmine küsimus näeb välja viisil, et mitu puuvilja sa neist valikutest päevas sööd ja banaanid 1-5, õunad 1-5, pirnid 1-5 ja nii edasi. Ja iga rea peal saab vastaja valida jällegi ühe variandi. Nüüd tickbox grid erineb eelmisest küsimusest samamoodi nagu see vastuse ruudukestega küsimus erines sellest ringikestega küsimustest. Ehk siis see tabel või see küsimus on välja väga sarnane, aga ringikeste asemel on ruudukesed ja kasutaja saab igast reast valida mitu varianti. Näiteks võiks siin olla küsimus, mis päevadel sa antud puuvilja sööd. Ja jällegi variandid on siin näiteks banaanid, õunad, pirnid ja siia tuleks siis kõik päevad. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev. Ja vaatame korraks, kuidas see küsimustik välja näeb. Lähen eelvaate saki peale, vajutan uuenda nuppu. Ma näen, et siin on mitu puuvilja päevas söön, pildi üleslaadimine, kui palju sulle meeldivad puuviljad 1-10, mitu puuvilja sa neist valikutest päevas sööd. Ehk banaane söön 2 tükki päevas, õunasid 1, pirne 5. Siin peaks olema muidugi ka 0 valikus, aga las ta praegu olla, näidisena sobib küll. Ja mis päevadel sa antud puuvilja sööd? Ehk banaane söön näiteks teisipäeval, neljapäeval, pühapäeval, õunasid esmaspäeval ja reedel, pirne ei vali mitte midagi, pirne ei söögi. Ja lähme tagasi küsimustiku koostamise juurde. Ja kas meil on veel mõni küsimuse variant? Meil on veel võimalik valida kuupäev. Kasutaja sisestab vastusena lihtsalt kuupäeva. Ja viimane variant on meil time. Kasutaja sisestab vastusena kella aja. Vaatame korraks eelvaates, kuidas nad meile näevad. Uuendan. Kasutaja saab sisestada kuupäeva. Kasutaja saab sisestada kella aja. Kõik küsimuse tüübid on meil vaadatud, siin mõningatel küsimuste tüüpidel on meil eraldi sätteid, mis ta saab üle vaadata siit 3 täpikese alt, näiteks võime kuupäeva juurde kaasata ka aja, ehk siis me peame aja küsimist eraldi tegema. Kuupäeva all on ka kohe kuupäev ja aeg. Vaatame, kas siin ka erisätteid on. Me saame näiteks lisada siin jällegi kirjelduse. Me saame öelda, et kasutaja saab sisestada või valida ainult igat tulpa ühe korra. Ehk siis kui ta banaani sööb esmaspäeval, siis ta õunasid enam esmaspäeval süüa ei saa. Ja me saame muuta ka nende tulpade järjekorra juhuslikuks. Seda muidugi nädalapäevade puhul teha ei taha. Ja samad valikud on siin ka selles nii-öelda multiple choice gridis. Kirjeldus, üks vastus iga tulba kohta ja tulpade nii-öelda juhuslik ümberjaotamine. Aga vaatame korraks, millised lisavariandid meil siin veel on. Me saame teha koopiaid. Ehk näiteks, kui mul on siin küsimus, mis on sinu lemmik puuvili, klikin siia peale ja tahan teha sellest koopia, siis ma vajutan siia koopia tegemise nupule ja automaatselt on mul 2 küsimust, mis on sinu lemmik puuvili. Ja kui ma nüüd muudan siit multiple choice alt selle küsimuse tüübi checkboxes, siis kõik variandid jäävad alles. Ehk kui ma ennem tegin siin 0-st selle küsimuse uuesti, ma oleks saanud ka palju kiiremini selle teha, lihtsalt tehes koopia ja muutes küsimuse tüüpi. Kustutan ta praegu ära.
ma saan importida teistest varasematest küsimustest küsimuse, aga lisan näiteks pealkirja, siia veel üks pealkiri. Ma lisan siia lihtsalt pilte, võtan mõned pildid ja näiteks otsin siia pildi banana. Otsin siia ühe banaani pildi, lisan selle mu küsimustikku. Nii, banaani pilt. Ma saan lisada siia videosid YouTube'ist ja ma saan lisada sektsioone. Sektsioonid on selles mõttes head, et kui muidu võib-olla see küsimustik läheb väga pikaks, siis me saame küsimustiku jaotada sektsioonidesse. Klikin nüüd kuhugi, kuhu ma soovin sektsiooni jaotust tekitada, näiteks ja enne faili üleslaadimist ja vajutan Add Section. Ja nüüd fail on veel esimeses sektsioonis ja siit hakkab section 2, sektsioon 2, kus on võib-olla uued küsimused. Ja ma saan nüüd jaotada siin, et esimene sektsioon ja teine sektsioon. Lisaks, kui neid sektsioone on veel rohkem, ütleme teine sektsioon ja ma teen siia võib-olla ka näiteks nüüd veel kolmanda sektsiooni. Kui meil on oma küsimustikku lisatud mitu sektsiooni, siis me saame oma küsimustikku üles ehitada viisil, kus vastavalt sellele, mis kasutaja on vastanud mõnes varasemas küsimuses, liigutakse kas teise sektsioonini või kolmanda sektsioonini. Näiteks, mis on sinu lemmikpuuvili, võime siin öelda, võtan siia 3 täpikese peale ja valida Go to section based on answer. Ehk ta läheks sektsiooni juurde vastavalt sellele, mida ta siin vastuseks valib. Kui ta valib vastuseks banaan, siis ta läheb sektsioon 2. Kui ta valib õun, siis ta läheb sektsioon 3 ja sektsioon 3. Ehk, mis on sinu lemmikpuuvili? Kui kasutaja valib variandi banaan, siis ta läheb sektsiooni 2. Ja ütleme, et sektsioon 2 ongi banaanidest. Ja sektsioon 3 on kõik muud puuviljad. Ja vaatame, kuidas see nüüd välja hakkab nägema. Lähen eelvaatesse, vajutan uuenda nuppu. Nimi on nõutud, siia mikk, ja valin siit banaani. Ja lähen edasi ja automaatselt minnakse sektsiooni banaanidest. Lähen korraks tagasi ja valin banaani asemel õun, lähen next ja kõik muud puuviljad. Ehk siis kasutaja näiteks sisestab, et ta banaane üldse ei söö, siis pole mõtet tema käest hakata küsima küsimusi banaanide söömise kohta. Sektsioonideks jagamist saate te kasutada vastavalt vajadusele ja olukorrale. Mis võimalus meil veel on? Meil on võimalus veel näiteks valikvastustega küsimuste puhul lisada tekstile ka pilte. Ehk siis, kui meil on, mis on sinu lemmikpuuvili, siia me võib-olla ei taha kirjutada banaan, vaid tahame panna hoopis pildi, jällegi banaana. Lisan siia banaani pildi vastuseks. Nii, natukene läheb aega. Banaan, otsime siit õun, apple. Nii. Ja kirn. Paneme siit ka. Nii, see pirni pilt sobib küll. Ja midagi muud. Ja nüüd, kui vaatame, kuidas see küsimustik nüüd välja näeb, lähen siia tagasi, teen uuendan. Ma näen, et kasutaja saab nüüd klikkida lihtsalt vastamiseks pildi peale. See on hea variant ka näiteks, kui me tahame teha küsimustiku võib-olla niisuguse matemaatika teemal ja meil on vaja lisada siia erinevaid valemeid, mida tekstiliselt on raske teha, siis me saame lisada need valemid siia pildina. Samamoodi me saame pildina lisada ka küsimuse, klikkides siia küsimuse kõrval oleva pildi ikooni peale ja otsides siia näiteks lihtsalt fruits. Ja lisades siia küsimuseks samuti pildi. Ja eelvaates vaatame jällegi, kuidas see välja hakkab nägema. Meil on siin küsimus, mis on selline puuvili ja kasutaja saab valida ühe variantidest. See olekski siis võib-olla selline esialgne sissejuhatus küsimustiku koostamisse ja vaatame korraks, millised variandid siin üleval paremas nurgas veel on. Meil on nii-öelda sellise välimuse muutmise variant, Customize Theme. Me saame valida
siia päisesse mõne pildi. Siin on mõned pildid, mis Google ise pakub, aga samamoodi me saame ka ise siia mõne pildi üles laadida enda arvutist või valida enda fotos kaustast. Võtan illustratsioonid näiteks ja munad. Ja lisan need munad siia päisesse. Me saame muuta ka värve, ehk siis võtan siin roheka värvi või valida mõne värvisid paika panna, mis ma arvan, et võiks hästi sobida. Ja me saame valida ka taustavärvi, muudan siit heledamaks ja fonte. Siin fonte muidugi väga muuta ei maksa, kuna see nii-öelda basic font on kõige loetavam ja võib-olla see kirjastiil sobib võib-olla siis äärmisel juhul pulmakutseteks. Ehk vajutan uuesti basic peale. Me saame eelvaateaken, millest juba juttu oli, ja oluline on meil tegelikult siin hammasratta säte. Ehk ma klikin nüüd siia hammasratta peale ja siin on meil mõned valikud. Kui te olete oma küsimustiku loonud Google'i kontoga, mis kuulub organisatsiooni alla, minu konto kuulub Rocca al Mare kooli organisatsiooni ja nüüd automaatselt siis sellisel juhul on siin linnuke. Ja see linnuke tähistab nüüd seda, et küsimustikule saavad vastata ainult inimesed, kes samamoodi on sisse loginud oma organisatsiooni kontoga. Kui te tahate, et küsimustikule saaksid vastata kõik inimesed, siis võtke siit kindlasti see linnuke eest ära. Me saame veel määrata, mitu korda sellele küsimustikule vastata keegi saab, kas vastaja saab oma vastuseid muuta, kas ta näeb ise mingit kokkuvõtet, failide maksimum suurus, mis üles laetakse 1 terabait lausa saame valida. Me saame valida siit, et kas näidatakse progressi riba, et kui palju on vastaja juba vastanud. Me saame küsimuste järjekorda muuta. Me saame näidata linki pärast vastamist, et kas sa tahad uuesti vastata. Me saame siia erisõnumi jätta ning me saame selle küsimustiku muuta ka ütleks selliseks kontrolliks või nii-öelda viktoriiniks, kus iga vastusest saab mingit teatud arv punkte ja vastaja saab lõpetades mingise punkti summa. Salvestan praegu muudatused ära ja küsimustiku väljasaatmiseks on siin nupp send ja me saame saata selle kellelegi kas emaili peale, kui me tahame, või liigume siit teise ikooni sellise ketilüli peale ja me siit saame lingi. Me võime sellega lingi teha lühemaks, teeme siia linnukese shorten URL ruudukesse ning me saame siit lühema lingi ja see ongi nüüd link, mille me peame saatma inimestele, kes me soovime, et meie küsimustikule vastama hakkaks. Me saame siit lingi, kopeerime selle näiteks kuskile e-kooli, saadame meili peale ja nii edasi. Ja kui inimesed vastama hakkavad, saame vastuseid vaadata siit teisest sakist, responses sakist. Ja siia tulevad järjest vastused. Ja viimase asjana, kui meil on siin need vastused siin juba hulganisti koos, me saame need vastused tegelikult eksportida ka otse Google Sheet'i, mis siin on ikoonik olemas, Create Spreadsheet, ehk me saame neid andmeid hakata ka töötlema. Spreadsheetis, kui soovite, me saame selle info juba eksportida ka Excelisse ja teistesse formaatidesse.